Tere tulemast kuulama Teadlikuma ema podcasti. Tänases episoodis me räägime nii olulisest teemast, keel läks sõlme, nagu õdede ja vendade vahelised suhted. Kui sa tunned, et sooviksid emaduse kohta rohkem kuulda, ja siis oled täiesti õiges kohas, sest Teadlikuma ema podcastide sari ongi suunatud just emadele, kes tahavad teada sõnadele õigeid definitsioone. Selliseid definitsioone, mis aitavad minna elus edasi, mitte selliseid definitsioone, mis teevad elu keerulisemaks, on ju. Ja kui sa soovid süveneda, siis ma kutsun sind kindlasti liituma ka Teadlikuma ema klubiga. Loodan, et sa naudid meie tänast podcasti episoodi ja et sa saad väga palju ideid, nippe ning inspiratsiooni. Ja kõikides nendes podcastides on siis lihtsad, mis on oluline, teadlikkusel põhinevad vaated. Mina olen Gertriin Petrov, olen Teadlikuma ema brändi looja, mentor ja õpetaja. Ning ma olen siuke kiiksuga tädi, kes on siis oma emadusest teinud oma uurimustöö. Nimelt, kui ma loobusin teadustööst, siis ma otsustasin, et ma hakkan uurima emadust ja hakkan avastama kõike seda, mis teeb emaduse raskeks ja hakkan avastama kõike seda, kuidas saaks seda raskust muuta, sest kui me nüüd vaatame natukene ajaloos siia-sinna vasakule paremale, siis me näeme, et kõikidel emadel on ühed ja samad mured. Aga liigume tänase episoodi juurde, mis on siis õdede ja vendade vahelised tülid. Hakkame kõigepealt defineerima, sest kui meil on sõnadel erinev tähendus, siis me lähme konflikti, sest me ei saa teineteisest aru, aga kui me paneme sõnadele samasuguse tähenduse, siis meil on üks ja sama alus. Mida ma soovitan tegelikult igas peres teha. Sinu abikaasa ja sina olete erinevatest lapsepõlvekodudest. Igas lapsepõlvekodus on sõnadel oma tähendus. Mis viibki tegelikult esimeste lahkhelideni, on ju. Kindlasti kuule ära ka konfliktide podcast, sest see sai üli hea ja mahlakas. Nii, õed ja vennad, need on sama pere lapsed, kes jagavad vähemalt üht vanemat. Nad kasvavad sageli koos ja neil on pikaajaline, emotsionaalselt lähedane, kuid ka konkurentsi täis suhe. Kunagi ma maalisin 100 maali ja kõik need 100 maali leidsid endale siis omanikud. Ja üks maal oli mulle hästi hingelähedane. See maal rääkis sellest, kuidas õed ja vennad on looduse poolt kingitud sõbrad. Mina emana olen väga tahtnud teha niimoodi, et minu lapsed armastaksid teineteist, hooliksid teineteisest, hoolitseksid teineteise eest, sest ühel hetkel mind enam ei ole. See on elu väga normaalne jätk, et mind ühel hetkel enam ei ole. Minu abikaasat ühel hetkel enam ei ole. Ja olles nüüd 43 aastat vana, võin ma teile väga ausalt öelda, et elu on raske. Elu ei ole tegelikult lihtne, elu ei ole meelakkumine. Elu võib lüüa sul kopsudest õhu niimoodi välja, et sa kiunud maas. Elu võib tuua sulle selliseid raskusi, et sa vajad kedagi enda boksinurka, Seni kuni mina elan, olen ma oma laste boksinurgas iga kell. Hambakaitsmed, suukindad kätte ja olen nende poolt alati. Aga kui mind enam ei ole, siis on mul väga hea teada, et nad on teineteise boksiringis. Õed ja vennad on looduse poolt kingitud sõbrad. Aga ma olen ise 3-lapselisest perest pärit ja ma ütlen, et alati see nii ei lähe. Õed ja vennad on ka looduse poolt kõige suuremad konkurentsid teineteisele ja nad lõhuvad teineteist kõige rohkem. Nüüd, inimeses on alati 2 poolt. Üks on siis teadlik pool, see on see, kui sa valid oma mõtteid, seda pole praegu hea öelda, seda võiks öelda, ma nii ei ütle, ma ütlen teistmoodi. Oma teadliku poolega sa alati analüüsid, oma teadliku poolega sa valid sõnu, oma teadliku poolega sa valid reaktsioone. Mõnel inimesel on teadlik pool väga tugev. Ta on väga tore inimene, temaga on ääretult meeldiv aega veeta ja ta ei käitu nagu idikas. Siis on inimeses veel alateadlik pool. Alateadlik pool on reaktiivne pool. Ta ütleb kõik, mis tal pähe tuleb, ta elab kõik välja. Alateadlik pool on loomamaailmast pärit. Inimeses on need 2 osapoolt ja küsimus on, kumb on valdav. Kui inimeses on valdav osa, on see looduse poolt loomalik instinkt, siis õdede-vendade vahel võidab konkurents. Kui inimesel
võimendada seda teadlikku poolt, siis õdede-vendade vahel võidab sõprus. Ja meie vanematena oleme need, kes peavad looma tingimused. Kaklus ehk õdede-vendade konflikt on siis näiteks vaidlus, tülitsemine või füüsiline vastasseis õdede ja vendade vahel. See võib olla verbaalne sõnavahetus, solvang kui ka füüsiline lükkamine, löömine, sikutamine. Ja teatud vanuses me võime tõesti öelda, et tegemist on ealise iseärasusega, näiteks väike 2-aastane, ta võib-olla ei räägi, on ju, ja siis, kui ta saab pahaseks, siis ta näitab oma pahameelt võib-olla välja sellega, et ta tõukab sind, on ju. Aga nüüd lapse vanem sekkub siia ja saate te aru, kui õed ja vennad kaklevad, siis lapse vanem on see, kes vastutab. Õed ja vennad ei pea omama neid oskusi. Nad ei pea omama, mitte keegi ei sünni siia maailma oskustega, mitte keegi. Õed ja vennad ei pea omama oskusi, kuidas konflikte lahendada. Need oskused tuleb lastele anda läbi vanemate teadmiste. Minu jaoks on väga kurb see, kui me ütleme niimoodi, et igasugune selline õdede-vendade vaheline kaklus on elu osa ja nii peabki käima ja bla, ja bla. Minule näitab see vastutustundetud lapse vanemad, kes peseb oma käsi lihtsalt puhtaks. Nii lihtne see minu jaoks ongi. Põhjused siis, miks õed ja vennad kaklevad, oli see alateadlik osa ja see on rivaalitsemisele üles ehitatud. Nüüd rivaalitseda võib näiteks vanemate tähelepanu peale. Nüüd, kui sünnib perre teine laps, siis mida ei teata on see, et ema sisemine kompass keerab ennast esimese lapse pealt täielikult teise lapse peale. Ema ei teadvusta seda protsessi, ta ei tunnista seda protsessi, ta arvab, et ta on endiselt jaganud ennast 2 lapse vahel ja võib-olla ta arvab isegi seda, et ta paneb suurema rõhu vanemale lapsele, aga vanem laps on ikka kade, ikka teeb igasugust tsirkust, sest tegelikkuses ema mõtted ja tunded looduse poolt on suunatud teise lapse peale ja esimene laps tunneb seda. Ja siit saab rivaalitsemise alguse. Ja kui ma emadele räägin, et neil on olemas see bioloogiline kompass, mis ennast keerab, siis väga tihti ma saan pahameele osaliseks, sest kõik vanemad on, mitte kõik, vabandust, on vanemaid, kes usuvad, et nad on täiuslikud ja et nemad ei eksi ja et nemad juba teavad, kuidas asjad käivad ja viga on ikkagi lapses aga tegelikult laps tajub ära, kui teil sünnib perre teine laps ja esimene laps hakkab kreisilt käituma, siis sinu bioloogiline kell keeras ennast teise lapse peale. Tee ükskõik, mis trikki sa tahad, ta on ennast ära keeranud ja ainult väga täpsete tehnikatega saab selle tagasi keerata. Sama jutt on, kui sul sünnib perre 3. laps, siis see esimene ja teine laps tunneb seda sama bioloogilise kella keeramist. Mis aga laps teeb, ta ei süüdista mitte kunagi ema, mitte kunagi ta ei süüdista ema, nagu never, ever, ta hakkab süüdistama seda teist last. Ja see on niisugune klassikaline sibling rivalry ehk õe-venna rivaalitsemine. Ja see tuleb sellisest, ma olin nii õnnelik, kui ma avastasin selle bioloogilise keeramise, sellepärast, et niipea, kui ma selle enda sees avastasin, ma sain selle tagasi keerata ja see on niisugune lummav teadmine. Ja vahepeal ma mõtlen, et kui ma emadele selliseid lummavaid teadmisi välja toon, siis mõni hakkab solvama, mõni saab pahaseks ja ma ei saa nagu sellest aru, sest et see toimib, sul on probleemid esimese lapsega. Milles siis küsimus on, midagi peab ju valesti olema ja miks sa ei taha siis teada sellest, miks valesti on ju? Et tegelikult see on see protsess ja sa ei saa seda eitada, et see protsess toimib. See on loodus ju. See on selleks, et teine laps jääks ellu. Looduses üldse, kui teine pesakond sünnib, esimene pesakond lükatakse pesast üldse välja. Et ema sees toimuvad need protsessid ja siit saab tegelikult see rivaalitsemine jõudu, aga seda saab ka päriselt lõpetada. Laps tajub alati otse, mida ema mõtleb, mida ema tunneb. Ta ei oska seda panna sõnadesse, ta ei peagi seda oskama panna sõnadesse ja see on täiesti okei, aga ta tunneb seda. Laps ei ole sinu peegel, aga ta annab sulle teada, et midagi on valesti on. Nii et laps saab aru, sinu sisemine kell on keeranud ja nüüd nad hakkavad sinu tähelepanu ja ressursside pärast kaklema. Ja vanemad tegelikult ei tunnista endale aga veel ühte fenomeni, igal lapsel on erinev ema.
Igal lapsel on erinev isa. Kui sa ootasid oma esimest last, siis sul oli üks emotsionaalne mentaalne seisund, on ju. Nüüd sa ootad oma teist last, sul on hoopis teine emotsionaalne mentaalne seisund, on ju. Kui sa pöörad oma näo esimese lapse poole, sa räägid temaga, sul on ühed mõtted, tunded, arvamused selle lapse suhtes, siis sa pöörad teise lapse poole, sa räägid temaga, sul on teised arvamused, mõtted ja tunded selle lapse suhtes ja sa oled kogu aeg erinev isiksus, isegi kui sa üritad teeselda samasugust isiksust, oled sa kogu aeg erinev isiksus. Ja see on fakt, siin ei ole midagi muud. See on nagu teaduslikult juba tõestatud, et igal lapsel on erinev vanem. Kuigi see on seesama vanem nagu füüsiliselt, on ta sees, mis on erinev ja lapsed tajuvad seda. Ja igal vanemal on tegelikult lemmik, tahab ta seda või mitte. Ja see lemmiku dünaamika tuleb välja sellest, et pane praegu silmad kinni, mõtle oma ühe lapse peale ja vaata, tunne tuleb. Mõtle oma teise lapse peale, palun ole aus, tunne vahetusi on ju. Mõtle kolmanda lapse peale, vaata uus tunne. Ja nüüd vaata, iga tunne on erinev ja võib juhtuda, et mõne lapsega on sul väga keeruline suhe ja seal on väga halb tunne. Ja nüüd laps saab aru ju, et sa tunned tema suhtes negatiivsust. Ja ta läheb protesti peale välja, et saada, palun anna mulle seda positiivsust. Ainult, et lapsed ei tea, et läbi protesti ei saa positiivsust, läbi sõja ei saa positiivsust. Mida ma vanematele õpetan läbi teadlikuma ema klubi on just see, kuidas teha niimoodi, et sul oleks, kui sa pöördud selle lapse poole, et sul oleks sisemine joondus positiivne, isegi kui teil on rasked suhted. See on see, millega ma vanemaid väga palju aitan ja see omakorda võtab seda rivaalitsemise probleemi hästi palju maha. Hästi palju. Ja pidage meeles, et meil on ju positsioonid ja kui sünnib perre teine laps, siis esimene laps kaotab oma positsiooni, ta kaotab oma erilisuse ja ta teab seda. Ja esimene laps kui sina tood perre teise lapse, siis sa pead aru saama, et see on täpselt sama hea, kui su mees tooks koju armukese. Täpselt sama hea. Te olete täpselt samades tingimustes. Ja siin aitab laveerida just seesama teadvustamine. Ma teadvustan, et minu kompass keeras. Ma teadvustan, et ma hakkasin esimese lapse suhtes tundma ärrituvust. Ta segab nüüd mind, ta ajab kogu aeg väikest last üles ja me teadvustame seda ja me muudame seda ja sellega me saame selle alateadliku, selle rivaalitsemise põhja tegelikult teha paremaks. On ju? Nüüd, miks siis lapsed veel omavahel tülitsevad, on selle tõttu, et igal lapsel on oma isiklik temperament. Mõni laps on siuke hästi impulsiivne, 0-101 sekundiga. Teine laps on hästi rahulik, flegmaatiline, aeglane. Kui nüüd lapsevanem on ise impulsiivne, kiire, siis talle meeldib see impulsiivne, kiire laps. Nad on samas sünkroonis ja see aeglasem laps hakkab tundma ennast jälle natukene teistmoodi. Minul näiteks on 2 kiiret last, mina olen hästi kiire ja üks aeglane laps ja mul on olnud raske leida sünkrooni selle aeglasema lapsega ja ma olen selle nimel teadlikult tööd teinud ja peale selle me peame ju ka teadma seda, kuidas laste temperamendid hakkavad omavahel kokku kõlksuma. Mis oli jube lahe, mida ma teil soovitan teha? Horoskoobid, no naerge või nutke, aga horoskoobid tegelikult täiesti töötavad ja mina panin ChatGPT-sse kirja siis kuupäeva, sünniaja, sünnikoha, kellaaja, aastaaja ja lasin koostada siis sellise Hiina horoskoobi, oli vist India horoskoobi, issa ma ei mäletanud. Ja seal tuli täpselt välja, millised meie pereliikmed omavahel ei sobi ja miks. Aga Feng Shuiga saab seda nii-öelda siis leevendada. Ühesõnaga, see oli tore eksperiment ja siis ma sain täpselt aru sellest, miks mul üks laps ja teine laps omavahel läbi ei saa, sest metall, issand, mis oli? 2 metalli kõlksusid omavahel kokku, heli oli vastav. No me teame seda, et heli ongi vastav, kui 2 metalli omavahel kokku kolksuvad, nii et soovitan laske ChatGPT-l teha ja teil tuleb see, nagu, kuidas ma ütlen, selgus tuleb majja ja seal on päris hästi ka tegelikult häid soovitusi. Ja oluline soovitus on see, mida mina soovitan teha, on rääkige lastega lahti, mis asi on temperament, mis asi on isiksus. See on see, temperament on see, millega laps on kaasa sündinud, ta on beebist saadik olnud selline, see on tema naturaalne olek, sellega ta peaks ellu minema ja elus olema ja see on väga-väga normaalne asi.
ja me peame aksepteerima teise inimese temperamenti, me ei saa teda ümber kasvatada, me ei saa teda naeruvääristada ja kui ongi teil siis 2 temperamenti, mis omavahel kokku ei sobi, siis te ei tohi neid panna kokku ühte tuppa elama. See on üks, mis kindel. Ja nüüd on väga halb olukord, kui teil ei ole teist võimalust, siis heitage vahele Hiina müür. Aga me peame lastele õpetama juba oma isiklikus kodus, et erinevused on okei. Ja seda saabki siin temperamentide all teha. Ja teadlikum ema klubis ma siis hästi palju aitan lapse vanematel mõista neid erinevaid protsesse süvitsi ja vastan nende küsimustele. Nüüd lapsed on ka erineva vanusega ja erinevates arenguetappides. Näiteks kui sul on 13-aastane ja 5-aastane, siis 13-aastane tegeleb juba enda mõttemaailmas, füüsilises maailmas, tundemaailmas, juba oma identiteedi ülesehitamisega ja nagu oma elu suunas vaatamisega ja siis see 5-aastane, kes elab veel fantaasiamaailmas, kelle jaoks on, ma ei tea, jõuluvanad ja kõik asjad veel, siis neil on nagu natukene raskem kokku klappida ja siis lapsevanem ehitab sellise illusiooni üles, et nad peavad, nad on õed ja vennad aga tegelikult kui on väga suur vanusevahe, siis tuleb neil lastagi olla väga suur vanusevahe ja neil tekivad kokkupuutekohad ja kui need kokkupuutekohad avastame, on ju, siis need on ilusad kohad. Nüüd mõnel lapsel on hästi suur õigluse tunne. Mõnel lapsel on hästi suur õigluse tunne. Jama on ainult selles, kui tema õigluse tunne on ainult tema suhtes suunatud, mitte kõikide suhtes. Need lapsed, kellel on õigluse tunne nii enda kui ka teiste suhtes, nendega on päris lihtne, sest et nad saavad väga hästi aru, kui nad ise pole õiglased teiste suhtes ja nad on valmis seda koheselt korrigeerima. Aga need lapsed, kes endale nõuavad igasugu õigusi ja teistelt võtavad igasugu õigusi, nende lastega tuleb väga oluliselt teha tööd ja neile tuleb väga palju teha seletustööd, on ju. Eriti kui nüüd lastel on sihuke vanusevahe, siis võib juhtuda, et 13-aastane hakkab nõudma endale 5-aastase õigusi ja samal ajal ta tahab omada 13-aastase, tähendab, ta tahab omada 13-aastase õigusi, aga 5-aastase kohustusi. Ta tahab omada 13-aastase õigusi, aga 15-aastase kohustusi, tähendab 5-aastase kohustusi. Ehk ta ei taha mitte midagi teha, aga tahab omada väga suuri õigusi. Siin jälle lapse vanem peab võtma tohutu aja, et kõik need asjad ära rääkida, sest muidu võib minna kakluseks, on ju. Sest tema ei saa aru, miks on nii. Nüüd, miks lapsed kaklevad, miks lastel on omavahelised konfliktid, on veel see, kui vanematel on pinged. Näiteks tööpinged. Vanem tuleb koju, ta on hästi pinges, niipea kui ta tuleb oma pingetega koju, siis kodu nii-öelda läheb pingeid täis. Nüüd lapsed kogevad neid pingeid hästi vahetult, ainult et laps ei oma allasurumise võimekust, nii nagu ema-isa omavad ja allasurumine ei ole üldse normaalne nähtus, et te teaksite, siis see laps hakkab neid pingeid välja elama ja väga tihti nad elavad neid pingeid siis välja teineteise peale, nii et palun vaadake üle, kui pinges te olete, kas teil on olemas stressi manageerimise tehnikad, kas teil on olemas pingete leevenduse tehnikad, näiteks mina teen iga neljapäev online joogat, kus ma siis aitan inimestel vabastada 3 sorti pingeid, füüsilised, mentaalsed ja vitaalsed, väga soovitan, sest et sinu pinged kanduvad lastevahelistesse suhetesse. Samamoodi, kui teil on kodus omavahel konfliktid, siis need kanduvad täpselt samamoodi lastele. Ehk kui lapsed näevad, et teie käitute nagu karilulle, kaklete, tülitsete, karjute, mossitate, vaikite, siis miks laps ei võiks teha sama? Ta õpib ju teie käest otseselt konflikti lahendamise meetodid ja see, mis ma just üles lugesin, on oskamatus kuubis tegelikult. Ma loodan, et on okei, et ma olen jõudnud sellisesse kohta, kus ma ütlen otse välja, ma ei viitsi enam mämmerdada, seda mämmerdamist, ilu tegemist on igal pool, aga tegelikult kui sa oled täiskasvanud inimene ja sa ei oska lahendada konflikte, siis sul on midagi viga, et see tuleb ära õppida. Novembrikuus tuleb mul juba konfliktide lahendamise meistriklass, mida te saate alati ka järgi kuulata, on ju. Peale selle, kui teil on kodus selline lapsevanem, kes on käsen, poon ja lasen stiilis, siis laste sees on jälle pinged ja nad jälle hakkavad neid pingeid väljendama
ja kasutavad siis esimest võimalikku meetodit, mis on siis õde või vend. Nii et meie saame siin tegelikult oma suhetega juba väga palju reguleerida, on ju. Et siin on toodud välja ka üks uuring, Jenkins aastal 2003 leidis, et perestress ja vanemate konfliktid ennustavad rohkem agressiivsust õdede ja vendade vahel. Nii et see on ka väga-väga teaduslikult tõestatud juba. Ja lapsed kaklevad, sest nad ei oska ju teistmoodi. Miks ma seda meisterklassi teen, on just sellepärast, et mulle läheb väga hinge see, kui lapsed kaklevad, see on nii vale, see on nii vale, see on nii vale, see on nagu nii vale ja kõik sotsiaalsed uuringud näitavad, et käitumist õpitakse jäljendamise kaudu. Esimene asi on jäljendamise kaudu. Vaadake praegu üle, mida teil seal kodus tehakse, on ju. Mida teil seal kodus tehakse? Meie ühiskond kahjuks on natukene katkine. Meie ühiskond peab õdede ja vendade kaklusi normaalseks, isegi kasvamise osaks ja mina ei ole sellega nõus. Ma ei ole sellega nõus. Minu meelest on tegemist lollusega, oskamatusega, vabandustega, liigse kiirustamisega ja vanemad lihtsalt nagu peseme käed puhtaks ja chillime edasi. Tegelikult see ei ole okei. Laste omavaheline kaklemine ei ole okei. See ei ole täiskasvanuks saamise osa. Nad ei tohi ise lahendada oma probleeme, sest võidab alati tugevam. Ja see, kuidas ma ütlen, konfliktid on tõesti, kuulake konfliktidega podcast kindlasti üle, konfliktid on elu osa, tõesti on, aga kaklused ei ole, tülid ei ole, konflikt nõus. Aga kuula kindlasti üle, kuidas ma siis seda konflikti defineerisin, on ju. Ja vahepeal eriti Eestis on näha sellist asja, et pere on just nagu suletud süsteem ehk kinnine süsteem ehk see on kodu seinte vahel, on ju, et see on pere oma asi, et ärme siis sinna väga sekku, aga tegelikult see ei ole nii. See ei ole absoluutselt nii. See ei ole pere enda asi, sest et kuulge, meie ühiskond on tervik. Ühiskond koosneb väikestest rakkudest nimega kodu. Kui väikesed rakud nimega kodu on kaklusi, tülisi täis, siis what the heck, kuidas saab ühiskond olla terve? Palun seletage mulle seda, tulge oponeerige minuga. Minu idee on hoopis selline, et väikesed rakukesed ehk kodukesed on täis oskusi, konfliktilahendusmeetodid, reaktiivsuse lahendusmeetodid, suhtluslahendusmeetodid ja läbi selle läheb meie ühiskond aina tervemaks ja tervemaks ja tervemaks. Sellepärast ma lõingi teadlikuma emaklubi, sest ma siin kodus olles, kui ma jäin koduseks emaks, ma avastasin, et siit kodust saabki ühiskond alguse ju. Kust lähevad need lollakad inimesed maailma, kes teevad teistele haiget, kes lõhuvad, kes algatavad sõdu ikka kodudest, mitte kuskilt mujalt ju. Aga kui meil on kodud normaalsed, on meil ka ühiskond normaalne. Nii et mina tõmban nulltolerantsi siia õdede-vendade kakluste vahele. Ütlen, et lapsevanemad, võtke ennast kokku, on ju. Muidugi meie ühiskonnal on veel üks jama asi, meie ühiskond soosib niisugust konkurentsi täielikult. Kogu aeg on, kes on parem, see võidab, kes on aasta emaks ei saa ju ka mitte ema, kes on hea ema, sest seda ei saa keegi hinnata, välja arvatud tema enda lapsed, on ju. Aasta ema tiitel on täielik nonsense. Aasta emaks saavad emad, kes teevad karjääri muideks, sest meie ühiskond on hästi katkine. Nagu hästi-hästi katkine. Ja õdesid-vendi ei tohi mitte kunagi võrrelda. Aga vaata, kuidas su vend ikka tegi, aga vaata, kuidas õde ikkagi tegi. Nii ei tohi teha, mitte kunagi. Minul sinu vanuses olid juba küll viied. See on nagu kindel viis oma lapsed ära lõhkuda. Saadad aru? Mis on siis tegelik hind? Kui me ütleme, et õdede ja vendade vahel kaklused on normaalsed. Mina olen sellisest kaklustest pärit ja ma ütlen teile, mis on hind minule. Väga madal enesehinnang, hirm luua, hirm, mul oleks võinud oma firma olla juba oluliselt varem, aga ma tegelesin enda ülesehitamisega. Ma ei ole saanud hakata veel elama, sest ma endiselt panen kokku kilde, mis on tulnud just kodust.
ja see ei ole normaalne, see ei ole normaalne, et inimene väljub oma lapsepõlve kodust ja ta ei saa elada, sest ta peab panema kokku kilde, see ei ole normaalne. Aga nüüd ma saan teile öelda, et see ei ole normaalne, sest ma avastasin, et see ei ole normaalne. Kui teine tuleb lapsepõlve kodust, ta on tervik, tal läheb kõik hästi, tema ehitab ennast kiiresti üles, saavutab edu, mida iganes, siis mina ehitan ennast ikka veel üles. See ei ole normaalne. Õed ja vennad võivad teineteist nii ära lõhkuda, et see ei ole normaalne. Nii et see on hind, mida mina maksan, ma ehitan ennast ikka veel üles. Aga hind, mida siis inimene maksab, kui ta tuleb katkisest lapsepõlve kodust, kus õdede ja vendade kaklust on kuulutatud normaalseks, on vaata nüüd nagu läbi oma laste silmade seda, mis ma räägin, ja vaata nüüd läbi nagu enda lapsepõlve silmade. Emotsionaalsed armid ja krooniline stress. Sa saad aru sellest, et lähedased suhted on ebaturvalised. Sa jääd nagu kogu aeg võitle tardu põgene režiimile. Kogu aeg. Mis mind hästi üllatas, oli viimane teadusuuring, mille peale ma sattusin. Nad saad aru, on keemia magister, aga ikka loeb teadusuuringuid. Et kui inimene kogeb traumat, siis tema närvisüsteem läheb nagu, lülitatakse ümber nagu kõrgemale nii-öelda sellisele alertsüsteemile ja tema immuunsussüsteem läheb ka alertsüsteemile. Ja ta jääbki sinna. Kuulan nüüd korraks, ta jääbki sinna, ta ei tule enam maha. Ja kui inimene kogeb korduv traumasid, siis immuunsussüsteemi keeratakse kogu aeg peale. Minul on täna autoimmuunhaigus näiteks. Ei ole naljakas, selline krooniline stress ei ole naljakas. Nüüd mul on täna õnneks on olemas tehnikat, millega ma seda muudan, aga ma ei tea, kas ma oma eluajaks jõuan kõik ära muuta, et ma olen väga aus. Pikaajaline ärevus, usaldamatus ja enesehinnangu langus. Kinnitan, täpselt nii ongi. Ja aastal 2014 on siis Bowers on teinud uuringud ja leidnud, et lapsed, keda õde või vend korduvalt kiusab, kannatavad täiskasvanud sagedamini depressiooni ja ärevushäiretel samaväärselt kui koolikiusamise ohvrid. Nii et õdede ja vendade vaheline kiusamine me võime võrdsustada koolikiusamisega. Päris julm, kui aus olla. Aga kinnitan igastahes. Nüüd see sama suhtemuster, siis, mis oli õdede-vendade vahel, mis oli siis destruktiivne, hakkab kanduma ka teistesse suhetesse. Näiteks iga konflikti korral mina tegin ennast kohe hästi väikseks, et mitte saada peksa. Võt. Ja ma olen hästi palju pidanud tööd tegema selleks, et sellest välja tulla. Võib tekkida ka passiiv-agressiivsust näiteks, võib tekkida vältiv käitumine, madal suhtlemisvõime, et ei ole väike hind, mida maksta on ju. Ja kui nüüd õed ja vennad tülitsevad oma vahel ja neid konflikte ei lahendatagi ära, siis jääb selline düsfunktsioon, nagu see suhe jääbki virelema, kuni see suhe kaob ära. Aga kui sinu elust kaob ära sinu õde või vend, siis on väga valus ja see jääb haavana sinu sisse tuksuma ja sa jääd nagu kogu aeg mõtlema, mida sa oleksid saanud teha teisiti, mida oleks võinud teha teisiti. Täna ma näen, et meie kaklustesse ema-isa üldse ei sekkunud ja me olimegi nagu õppisime ise omavahel eluvõitlust ja see hind, mida me täna maksame, on tegelikult päris karm. Ja kui siis ei sekkuta, vanem ei sekku ja ta ei lahenda neid probleeme ära, siis tekivad head lapsed ja pahad lapsed. Ja mina arvasin, et ma olen hea laps, aga siukseid asju tekkida ei tohi. Tegelikult ei tohi tekkida hea laps ja paha laps, saate aru? Ja kui me aktsepteerime perekonnas toimuvat kas või väiksemat vägivalda, siis tegelikult me aktsepteerime ka nii-öelda Ukraina sõda. Nii see kahjuks on üks ühele. Et see on laiem ühiskondlik norm. Nüüd tahan selle podcastiga väga sügavalt kutsuda üles ütlema nulltolerantsust nende asjade peale. Ütlema, jaa, ma tahan õppida, kuidas lapsed saaksid omavahel konflikte lahendada. Ja ma saan aru, mina pean need teadmised andma. Okei, mul ei ole neid teadmisi. Ma olen valmis koheselt õppima.
et see on see, mida ma väga-väga tahaksin, et inimesed üles ärkaksid. Sest muidu lapsed õpivad ellu jääma, mitte elama. Nad ei õpi oma emotsioone reguleerima, vaid nad õpivad neid alla suruma või hoopiski vales kohas välja purskama näiteks. Ja täiesti tekib identiteedikriis. Laps isegi ei tea enam, mida ta on väärt või kas ta on üldse midagi väärt ja võib-olla ta ei hakkagi uskuma enam seda, et elus on midagi head. Krooniline madal enesehinnang ja häbitunne. Ma olen nõrk, ma olen halb, ma olen väärtusetu. Selline täiskasvanu on lõpuks ülemäära enesekriitiline, pidevalt võrdleb ennast teistega. Hästi tundlik kriitika suhtes, oh my god, kui keegi mind 10 aastat tagasi kritiseeris, siis oh my god, mul kogu maailm purunes ära, see oli minu jaoks kõige hullem asi, mis sai üldse juhtuda. Aga ma ei seostanud seda üldse selle teemaga. Või siis tuleb häbitunne, et see ei ole piisav näiteks. See kõik võib tulla õdede-vendade vahelisest kaklusest. Vältiv või alistuv käitumine, ohvriks olnud laps õpib, konflikt on ohtlik. Ning täiskasvanuna väldib vaidlusi ja väljendab harva oma vajadusi. Nõustub teistega isegi siis, kui tunneb teisiti. Oo jaa, see oli täpselt mina. Ei usalda, et teda kuulatakse või austatakse. Alati mõtleb, okei, mis nad minust tahavad. Sageli tekib people pleasing. I was people pleaser. Ja see ei ole kellegi elu. Tekib siuke aktiivne enesekaitse. See ehitad endale nii tugeva kesta peale, et mitte keegi isegi ei saa sind tunda. Ja see on kurb tegelikult, see loob hästi suure üksinduse tunde. Sellest ma olen ka hästi palju pidanud ennast välja tooma. Siin on väga palju aidanud mind minu lapsed. Ja sa oled pidevalt skeptiline inimeste motiivide suhtes. Ärevus ja hüpersugune aktiivsus. Et kuna lapsena vaata sa ei tea, kuna õde-vend sind jälle ründab, siis sa oled pidevalt selliseks valveoleku režiimil. Siit tekib üleanalüüsimine, pidev muretsemine, unetus, kehalised pinged, raskused lõõgastumisega, isegi kui sul on turvaline olukord, siis kogu aeg oled niimoodi. Ma mäletan, ma ei suutnud panna avalikus kohas, ma istusin auto peal, mõtlesin, ma teen oma meditatsiooni, millega ma närvisüsteemi rahustan ja ma ei suutnud silmi kinni panna. Täna on muidugi olukord oluliselt parem. Suhteprobleemid, usaldamatus, kiindumushäired, kas klammerdud või hakkad vältima. Ja vahepeal reageerid ala, reageerid üle, depressioon ja siis on kompleksne trauma. Oled kas emotsionaalselt hästi tuim või hoopis ülereageerija, väärtusetuse tunne, tühjus, isolatsioon, raskus tunda rõõmu. Ja kaasneb niisugune nagu sisemine hääl, mis räägib niisugune nagu neid sõnu, mis see kiusaja rääkis, sa oled kole, sa oled paks, sul on hobuse hambad, no mida iganes on ju. Aga õnneks on hea teada seda, et inimese neuroloogia on hästi plastiline ja me saame seda kõike tegelikult muuta. Kuidas aru saada? Vaatame nüüd ainult läbi sinu spektri, mitte enam läbi sinu lapse spektri, vaid läbi sinu spektri. Kuidas aru saada, et lapsepõlvehaavad on endiselt aktiivsed ja muideks me ei ole mitte keegi täiuslikud vanemad ja see bioloogiline protsess, et su esimene laps tunneb, et sa oled armukese majja, see on nii võimas. See ema kompassi keeramine ja kõik see on nii võimas, me kõik teeme vigu ja mingi ports traumasid, kui te olete otsustanud saada rohkem kui ühe lapse, siis mingi portsu traumasid saavad teie lapsed kätte nii või teisiti, aga seda traumat on oluline ära tunda, oluline on sellega tööd teha ja oluline on olla oma lapse jaoks olemas, on ju. Aga kuidas aru saada siis, et sinu lapsepõlvehaavad on endiselt aktiivsed? Sa reageerid liialt tugevalt väikestele asjadele, tunned väga sügavat häbi, süüd või hirmu, sa tunned, et sa ei ole piisav, sa oled halb inimene või oled ülekoormatud või oled hoopis tuim, väldid konflikti, lähed hästi kiiresti kaitsesse, sa ei usalda mitte kedagi, sa räägid iseendaga halvasti, sinu sisemine dialoog on täiesti peetis või on sul siis füüsiline keha on hästi-hästi pinges. Seda kõike
peab tundma, aru saama ja siis ma tahan sulle öelda, et tegelikult sa saad seda muuta. Ja selleks on olemas väga head võimalused ja tehnikad. Kui nüüd sind hakkasid huvitama tehnikad, siis super. Siis tead, novembrikuus tuleb meil konfliktide lahendamise meisterklass ja seal ma annan edasi tagasikeerimise meetodi. See kõlas nii hästi. Ma annan edasi tagasikeerimise meetodi. Tegelikult on tagasikeerimise meetod, aga selles lauses kõlab nagu edasi tagasikeerimise meetod. Nii et kõlas väga hästi. Oled oodatud kuulama ja kui sa kuuled seda podcasti, siis kui see kursus on juba läbi, siis tead, sa saad selle alati osta ning järgi kuulata. Ja kui sind hakkasid huvitama need tehnikad, siis mine kuule ära tasuta 45-minutiline mentorlus, selleks mine teadlikumema.ee, võta mentorlus. Ja see podcast siin oli sinu samm number 1. 45-minutiline mentorlus on samm number 2. Ja sammuks number 3 võibki olla seesama novembrikuu koolitus või näiteks võid tulla teadlikum ema klubisse, võid tulla mentorlusse ja eriti ma soovitan liituda ka boonusega, sest seal meil on olemas väga palju häid kursuseid, et aru saada iseendast, mis sinu sees toimub, mida rohkem sa saad aru iseendast, seda rohkem sa saad aru oma lapsest. Ja see ongi ju tegelikult peamine. Lõpetuseks tahan ma öelda sulle, et sa oled imeline ema. Ja ma soovin sulle sinu emaduses rahu. Ma soovin, et sa saaksid luua sellise emaduse, mida sa armastad. Kohtume järgmises episoodis.